No nii, paneme siis sangad külge ka. Nii, esimene kann. Võtame kannust ilusti ette endale. Nagu ikka, samamoodi nagu tassiga tegime. Võtsime selle koha, kuhu me tahame sanga panna. Karestame ära. Sang võiks olla ju siis ei pea, võib ka siin olla tilaga nagu mina panen praegu. Selles mõttes nagu kohakult, et ühel pool on tila, teisel pool sang. Et täpselt siis tila selja taha. Samamoodi lõikan siit naksti õige nurga all savi ära. Karestame ära. Vesi vahele. Ja surun. Nüüd läheb õige koha peale ka. Samamoodi niimoodi nõksutades nihutan ta justkui paika. Ja tunnete, et tihkeks läheb, on kinni. Nüüd vaatan vastavalt vormile selle sanga, et kuidas see kui tikk ja kuhu kohta peaks tulema. Ja et on mugav tõsta ka oleks. Kui kannusang on jälle liiga suur, siis ei ole ka mugav tõsta. Täpselt käsi nagu minema siia seda vormi toetama. Ma arvan, et paneme siia kohta. Õige koha peal. Nüüd ma karestan selle põhja ära, mis jäi enne tegemata. Sest ma täpselt ei teadnud, kuhu sang tuleb. Samamoodi tiibkott vahele. Ja võrme peale, nagu ikka. Nihutame paika selle. Nihutatud, võtan uueks pulga. Surun siit kinni. Ja samamoodi siit seest poolt. Minu arust tunduvalt mugavam on sangasid paigaldada niimoodi, kui sang on savi, on pehmem kui kann või tass. Kui sang on näiteks kõvem kui kann või tass, siis või ükstapuha, mis muu ise, siis on see jube keeruline teha. Või noh, ei ole keeruline ka, aga tüütu. Mulle lihtsalt meeldib, kui sang on pehmem kui pottise. Nii, samamoodi teen vorsti. Panen ülesse. Kõigepealt alla ka. Nii. Jälle tiibkott üles vahele, tiibkott alla vahele. Ja hakkan siluma. Kõigepealt surume ta kinni siia vahele ilusti. Et õhku vahele ei jääks. Ja sellepärast ma panen suuresti vett ka sinna. Vesi surub juba ette õhu välja. Jääb sinna vesi. Ja siis on kindel see, et sinna õhku vahele ei jää kuskile. Nii. Alt ka kinni. Ümberringi ilusti. Tegeleme ülemise otsaga ka. Kõigepealt surume samamoodi. Ma üritan seal käes niimoodi keerata, et te näeksite ka, mis ma teen. Siis on torku ka. Ja hakkame kõigepealt kannu külge. Võib ka sanga külge enda panna, see mõttes ei vortsil ei ole üldse vahet. See on täiesti see, kuidas see tööprotsess välja kujuneb endale. Kuidas teile meeldib, et mul alati paneme liiga pärast kannu või tassi külge enne, selle vorsti kinni ja siis alles silul sanga külge. Tundub kõige mugavam. Nii, sang on kinni, vaatame vormi üle, katsume kõik, et oleks hea.
tundub okei. Võtame niitkesvammi ja silume ära. Nii. Ja autod alla muidugi. Nii. Selle jaoks mul lihtsalt teine svamm siit sees teha. Ja siit võtka. Nii, ja nüüd vaatame ilusti see kannu üle. Kus on mis jäljed ülevalt pealt ääre. Tõmban üle, tundub. Samamoodi praegu see, et kus teha need ääred, kus muidu jäljed jäid peale. Kui need ei meeldi, saate praegu ära siluda ilusti svammiga. Üldmulje paika. Ja ongi kann. Teen teise veel, aga suur tänu vaatamast ja külastage siis Muu Savikoda. Suvel lahti põhimõtteliselt iga päev. Number on ka muidugi seina peal, kui mind siin ei ole, saate helistada. Ja kui on mingeid muid küsimusi, siis kirjutage. Suur tänu!